Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 72 osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna ma kutsusin külla naisterahva, kelle tegemisi ma olen ikka sotsiaalmeedias aeg-ajalt jälginud. Tegemist on ülienergilise ja hakkamiste täis naisterahvaga ja mina tahan küsida, mida ta kõike vahepeal teinud on. Sest et me pole nüüd mõnda aega saanudki jutustada oma vahel. Tere tulemast, Ene Täht! Tere armas Regina ja tere armas Pärnumaa! Alustame siis algusest. Millega sa siin viimasel ajal tegelenud ja toimetanud oled? See on väga hea küsimus. Viimasel ajal ma olen tegelenud sellega, et ma olen elanud iseendale ja ma olen tegelenud kõige sellega, millest ma olen kaua aega puudust tundnud ja mis mulle kohe tegelikult ka väga-väga meeldib. Mis need asjad on? On ju hea ju hommikul ärgata üles siis, kui sa ärkad. Teed oma esimese kosutava kohvi peale seda, kui sa oled ühe armsa 4-jalgse sõbra õue lasknud. Ja siis hakkad vaatama seda, et mida kodus sättida, mida õues sättida, mis toimub meie Pärnu või Eesti kultuurimaastikul ja ka kõige sellega, mis on võib-olla, et jäänud ka natukene kripeldama, et ei ole jõudnud mõnda asja ära lõpetada. Et siis praegu hetkel on olnudki see selline aeg, kus siis lõpetada meeldivad asjad ja valmistada ette siis ka uusi selliseid meeldivaid tegemisi, mis rõõmu valmistavad. Ja kui sa niimoodi vastad, ma ei saa ju küsimata jätta, mis asju siis hetkel niimoodi lõpetad, mida aitad siis veel kokku sõlmida? Mõne võrra võib-olla, et ka need erinevad kogukondlikud tegevused, et ma olen oma olemuselt kogukonna elamise, olemise usku. Ja kui ma võtan siis Pärnu linna või ka Pärnu maakonda, siis meil on hästi palju selliseid tegusaid kogukondi ja on ka selliseid suuri ja väiksemaid kogukondi. Ja kui siis võtta Pärnu linnas, siis sellised kogukonnakeskused, tõelised kogukonnakeskused, kus inimesed hommikul tulevad, õhtul lähevad ja alati neid oodatakse, on ju meil ju Raekülas, Raeküla vanakoolikeskus on, siis on meil Vana-Pärnus Vana-Pärnu kultuuriselts, nooruse majast ju rääkimata, mis sest, et teda ju hellitavad ka ju kultuurimajaks kutsutakse. Või kui me võtame siis Maarja Magdalena gildi või läheme Pärnu keskuslinnast välja, võtame siin Lemmetsa külaseltsi või Lindi või Aruvälja või neid on nii palju, et mõne võrra võib-olla, et teades ka nende sisu, et näiteks Vana-Pärnu kultuuriselts ju tegi väikest remonti. Seda küll linnavalitsuse toel, kuid kõik need ettevalmistused ja tagasikolimised ja sellised asjad, et siis kuna nendega on nii head suhtlemised jäänud, et siis ikka astud läbi ja küsid, et kuidas läheb ja nõu ja jõuga lähed appi, et proovisime siin raamatutele uut kodu leida ja mõnele mööblitükile, et võib-olla keegi teine soovib. Või siis Raeküla vanakoolikeskuses olen seal mõnedest ringitegevustest isiklikult võtan osa, loomulikult käin ma seal edasi ja elu on mind kokku viinud Sindi Naisliiduga, et sai siis natukene nendele siis näiteks Facebooki konto tehtud ja selle seal sotsiaalmeedias natukene tutvustatud, et nii tegusad naised, nagu nad on, tegelevad heategevuse ja täpselt samad moodi sellise kogukondliku tegevusega seal Sindis, et ka nende siis tegemised oleks nähtavad rohkem. Et see on päris algusjärgus, nii et kutsun kõiki jälgima siis Sindi Naisliidu tegevusi ja siis loomulikult oma kodus, et väga palju raamatud on pooleli jäänud, need on nüüd lõpuni loetud, uued on avastatud ja kevad on käes, nii et kevadel on alati sügisel lõpetamata tööd palju.
ma mõtlen, et olles ikkagi aastaid poliitikas nii tugevalt rakkes, et kuidas sellest see mahatulek üldse toimub, et kui lihtne see nagu on? Ega see lihtne ei ole, et võib-olla, et sellises eestvedaja rollis või eesrinnas või esiliinil olemist on olnud ikkagi päris palju. Minu jaoks üle 10 aasta. Ja ega seda õiget puhkust pole ju olnudki, et kui sa ikkagi lähed kas või kuskile reisile, et siis jah, sa oled ametlikult puhkusel, aga alati on mul kaasas olnud arvuti, et ükskõik missuguses hotellitoas ma parasjagu või riigis ma ei ole, et õhtul, kui sa saabud tagasi, siis esimese asjana on ikkagi kas või öösel kell 2. Esimese asjana lükkad ikkagi lahti selle arvuti ja vaatad, mis sul seal postkastis toimub, et jah, mulle meeldib inimesi usaldada, aga mõnikord võib juhtuda, et sa lihtsalt pead olema olemas. Ja sellist nii-öelda mahalaatimist ei ole mul veel olnud, olgem ausad, et see võtab aega. Iseenesest see kindlasti võtab aega ja psühholoogid võib-olla oskavad minust paremini seda kõike kirjeldada. Aga ma arvan, et 1-2-3 kuud iseenesest on see aega võtnud ja teine asi on see, et võib-olla, et nüüd suudan ma vaadata nendele asjadele teise pilguga ja praegu ma arvan, et on minu elus selline analüüsiprotsess, mida võiks võib-olla, et teisiti, kas ise anda või ka siis ise toetada või siis mis võiks olla see, millest ma puudust tunnen, eks ole, on ju, et iseenesest ma võiks öelda, et see protsess käib alles. Aga mul tundub teisipidi see nii äge, selles mõttes äge, et kui tõidki välja, et see üks asi on selles sees olla, teine asi on nagu vaatlejana kõrval olla, et see analüüsi moment võib päris kihvt olla. On küll, selles osas, et kui tagasi vaadata nendele erinevatele etappidele, eks ole, on ju, siis väga mõnus on meenutada just neid hästi põnevaid ja vahvaid seiku inimestega. Ega inimesed on ju need, kes loovad ja toovadki ju meile kõikidele seda positiivset ja meile ka vajalikku mõju, et ja mõned on väga sellised vahvad ja esialgu pealt näha võib-olla ka võimatud ettevõtmised olnud, aga lõppresultaadina, kui me oleme sellest väljunud nii-öelda, et see protsess on lõplikult valmis saanud, kuigi ükski protsessi seal lõplikult valmis, siis ta hakkab juba ju edasi minema ja siis ajas asjad muutuvad. Aga kui midagi kuskilt on valmis saanud ja seega on väga hästi toimima saanud, nii et ainult rõõmu tunned sellest, siis see on täiesti palsam hingele. On sul mõni näide niimoodi tuua, mille puhul sa nagu tunned ja vaatad ja mõtled, et oi, sellele sai nüüd hoog sisse antud mingil hetkel ja nüüd näed, et vau, viljad on päris ägedad. No, ega üksi ei tee ju tegelikult mitte midagi. Et mul on pigem olnud rõõm olla kaasteeline ja protsessis osaline kõikides nendes asjades. Aga üks südamelähedamaid asju on tegelikult see sama huub. See oli praeguseks hetkeks nii kaua aega tagasi, kui seda huubi ju hakati looma ja toimusid esimesed häkatonid ja projektide kirjutamised ja mul oli võimalus liituda siis, kui selle projektile oli tulnud raha. Ja siis Pärnu linna valitsuses haridusosakonnas töötasid sellised toredad inimesed nagu siis Kadri Rebane ja Reine Tapp. Ja kuidas siis elu läks oma muutuste teid pidi edasi, küll hinnad kallinesid ja küll siis eestvedajad olid vahepeal väsinud ja kuidas me siis arutasime, et mis me siis teeme, et kas me siis jätame selle asja pooleli ja kõik see, aga siinkohal, et suur aitäh Kadrile. Sest Kadri oli see, kes hetkekski tegelikult alla ei andnud ja lõppresultaat on ju tegelikult näha nüüd siin, et siin oligi ju see, et kuidas noored ju ise ju projekteerisid ja
neid ehituslube taotlesid ja siin oli muinsuskaitsega tegemist ja kuidas siis arhitektidega suheldi ja kogu see sisustus ja kogu see esmane käivitamine ja siis vahepealne periood. Ja mul on suur rõõm olnud tegelikult koos sellega ka kogu aeg nagu kaasas olla. Et mina ise ei ole siin midagi teinud. Tegelikult on ju tegijad olnud ju kõik teised, eks ole, on ju, et see, et Eerik omal ajal tuli, ju seda oligi vaja, et Eerik vahepeal ära käiks ja ta jälle koju tagasi tuleb. Ja ka see, et näiteks kui see kohviku avamine siin viimati oli, et mõned asjad võib-olla ei peagi kohe käiku minema, et mõnedele asjadel ongi vaja seda, et tulebki see uus ja no täpselt nagu umbes nii, et praegu mulle, et tule noor ja tugev mees. et tulebki nagu see õige, kes soovib ja näeb sellest võimalust. Sellest võimalust teha midagi sellist fantastiliselt ilusat ja head. Nii et kui see kohviku avamine siin oli, siis oli nii tore seista ja nostalgid seda umbes kohviku järjekorras ja oodata, millal sa oma selle kohvi kätte saad, eks ole, sest et see oli nii selline elev ja mõnus aeg tol momendil, et just selliste asjade nimel tegelikkuses saangi ma öelda seda, et ma olen äärmiselt tänulik, et ma olen saanud olla kaasteeline. Ja neid asju nii tohutult palju, et selles mõttes on nii tore ju linna vahel käia ja mõelda, et okei, et hea küll, ma ei ütle siis nagu, ma tegigi võimaluste loo ja nii vist on kõik õige mõelda, et näha ühte projekti ja teist projekti ja tunnetada, et oled olnud sealt see võimaluse loo ja et see on ikka väga äge, mida niimoodi endaga kaasas kanda. Jaa, aga nendega käivad kaasas inimesed, tõsiselt käivad nendega kaasas inimesed, et ja mõnesid inimesi näiteks enam ei olegi, eks ole, et ma nii hästi mäletan seda, kuidas Kalev Vilgatsiga me siis ja Korisõprade siis klubiga arutasime, et Kori linnapilti ja kuidas jäädvustada üldse siis tema panust meie kultuurilukku ja ikkagi pärnakas ja ega siis see huumor ja satiir on ju see, mis on ju alati olnud, eks ole, on ju. Või siis kui Pärnu muuseum, eks ole, aedaga eesotsas tuleb ja räägib, et meil hea mõte, et toome Kodulparki need kodularaamatud. Esialgu küll muretsesime, kuidas esimene talv üle elatakse, aga kui ma läksin nende Pärnu haldusteenustega ja nende inimestega rääkima, kes seda lumetõrjet tegi, sest et ära muretse, ma juba käisin ja vaatasin sealt üle, et need asjad, mis on südamega loodud, need säilivad ja nendest peetakse lugu ja kui need loojad ju teevad seda iseendale ja seeläbi see kandub nagu see austus ja hoolivus kõige sellega ju kaasa. Või nagu siis, kui Tule Lionsi, eks ole, on ju pesevad ilusasti raamatu lehed ilusasti puhtaks ja teda saab jälle piltlikult öeldes ju erinevates keeltes sirvida ja rõõmu valmistada. Ja nüüd nad on olnud seal juba ju mitu talve. Ja järelikult ka siis see, kes selle materjali valis, eks ole, on ju, ja need on kõik õiged valikud olnud ja ega enam me seda ju Kodulparki nende raamatuteta ju ette ju ei kujutagi, eks ole, on ju. Aga idee on tulnud ju teistelt ju tegijatelt, kes on selle on ju niimoodi algusest lõpuni etappidena ju läbi mõelnud. On neid asju natuke, jah. Hästi armas on see, kui teid välja, et esialgu küll natukene kartsime, et kuidas talve üle elab, on ju. Et mul tundub, et vahetevahel ikka tekib mingisuguste teemadega kõhklus nagu momente või hetke, et huvide, kuidas see nagu läheb. Ja sealt samas on just Eerikut mainisid, mingi hetk rääkisime, et ütlesid, et issand, et see oli nii suur usaldus, kui mingi hetk öeldi, et palun võtmed on siin, hakake toimetama. Kus kohast võtta see julgus usaldada kampa noori? Siin ei ole isegi julgust vaja ju. Tegelikkuses mulle meeldib inimesi usaldada. Võib-olla, et ma usaldan mõnikord ka üle liia, aga kui sa ei usalda, siis ei saa ka tulla ju tegelikkuses tulemust. Sest et siis tuleb lihtsalt üks nägemus, eks ole, aga see teostaja ja ellu viia ei saa ennast realiseerida. Et mulle see usaldus ongi nagu kõige olulisem tegelikkuses, et ja keda siis veel usaldada, kui mitte noori. Et
et neid noori sa pead saama aega kuulata ja sa pead saama anda neile ka võimalust ennast realiseerida ja kui nende noortega tookord siin, ma mäletan seal taga, kus see selline launchi osa on, sai istutud ühe tavalise mingis, ma ei tea, kas see oli laud, mille taga me seal istusime ja kui ma kuulasin ja kui põhjalikult nad olid ette valmistanud selle kõik, siis võib-olla, et kui keegi oleks sekkunud sinna nii-öelda oma siis sellisel täiskasvanulikul või ka siis mõni ametnik oleks sinna sekkunud sellisel viisil, siis ilmselgelt ei oleks see tulemus tulnud selline, sest et nad tegid ju iseendale ja seda oli nii kaua aega oodatud ja ma mäletan ka seda, et esimesed ruumid, mis üldse välja vaadati või leiti või võimalus oli pakkuda, ei olnudki üldse ju need siinsamas majas. Need olid Rüüti tänaval hoopiski, et siin oli piisavalt palju väljakutset noorte jaoks. Väga raskeid momente oli, aga ma usun, et need noored ise on äärmiselt õnnelikud ja uhked selle üle, mis nad tookord tegid. Et teisiti ju ei saagi. Tuleb õppida usaldama, kui seda veel ei oska. Kui palju ise olete nüüd siin Hoobis erinevatel sündmustel või üritustel käinud ja toimetanud? No üks oli nüüd siin samas kohviku avamine, eks ju. Aga muidu, kui palju siia satud? No tööl olles siis sattusin tihedamini, et siis olid siin sellised mõned mõtted ja mis vajasid läbi arutamist, et kas või taaskord jälle äärmiselt tänulik selle üle, et Huub võttis selle noorte volikogu siis teise koosseisu valimised enda kanda ja taaskord jälle usalda noorelt noorele, eks ole, on ju, et see, kuidas nad selle tulemuseni viisid ja nii palju huvilisi siia tuli, et selle üle on ainult puhas rõõm, et noored soovivad Pärnu linna siis tegemistest kaasa rääkida ja neile teps mitte ei ole ükskõik see, mis meil siin toimub. Aga hilisemalt mõned sellised põgusad kokkusaamised on täiesti olnud. Volikogu noortekogu komisjoni istung oli siin samas Hoobis ja väga tore, et kõik inimesed said siia koha peale tulla ja siis, kui oli see eelarvamusfestival noorte, siis ma käisin siin ja ikka, kui nad ikkagi korraldavad siin selliseid sündmusi, et nad ootavad kogukonda, ehk nüüd see suurt Pärnu linna, eks siia siis ja kui on huvipakkuvad teemad, siis ikkagi astun läbi, jaa. Tänagi oli näha, kui tulid, et kõik olid kohe avasüli vastu võtmas, kallistamas, et kohe näha, et sidusus on olemas. No see oli nii armas ja tuled ju nagu oma poolenisti koju või sellisesse hästi sellise armsasse ruumi, et taaskord jälle üks kogukonna koht, noortele küll enamalt jaolt suunatud, aga ikkagi läbi elukaare, et jälle oma kogukond ja see ongi see, mis teeb kogukonna hoonest kogukonna koht, kuhu sa tuled, kus sind alati oodatakse. Rääkides veel ka nendest erinevatest sündmustest, üritustest, kus sa käid veel uudistamas ja vaatamas, et viimati me jooksime sinuga kokku siis, kui võrkpalliklubi mängis enda seda finaalmängu 3. või 4. kohtumist minu mäletamist mööda. Kui tihe külaline sa spordiüritustel oled? Või kas me lihtsalt sattusime sel päeval kokku? Nii palju kui võimalik olema meie esindusvõistkondadel käinud nende võistlusi kodumänge vaatamas. Ma tean, kui oluline on tegelikkuses eestvedajatele ja sportlastele mõlematele võrdselt, eks ole, ja toetajatele, kui on saalis inimesed. Ja mugavam on tõesti võtta kas see Delfi või Postimehe portaal lahti ja kodus televiisori eest vaadata seda või lihtsalt kuulata, eks ole, on ju, et mis seal spordisaalis või siis spordiväljakul parasjagu ju toimub. Kuid see emotsioon, mis sa sealt koha pealt saad, eks ole, sul tekib selle saaliga ja kõigega see sünergia, et ma ei saa öelda, et ma olen nüüd kõikidel kodumängudel käinud, aga väga paljudel ikkagi enamikel, ma arvan. Kui nad seal oma need piletisüsteemid üle vaatavad, siis nad võib-olla leiavad, kui palju ma käinud olen. Aga ja see on see emotsioon, mida sa mitte kuskilt mujalt ei saa. Et
need on sellised erinevad tunded ja emotsioonid, et üks asi, kui sa spordivõistlustel, eks ole, on ju, või teine asi, kui sa oled kuskil kontserdil või teatrietendusel või mingisugusel kogukonna sündmusel, et need on sellised erinevad positiivsed emotsioonid ja neid võrrelda ja kirjeldada ei ole ka tegelikkuses võimalik. Aga olen küll et ma tõsiselt fännan meie võrkpalli, korvpalli, jalgpalli, jalgpalluritel vaatan ainult, et kui ma loen ja siis hoiad ikka pöialt peos ja kui vähegi võimalik, siis olen igal pool. Seda mõtlengi, et aeg-ajalt jääb mulje, et justkui ütleme siis nagu esindusfunktsioonina justkui peaks käima ühel pool, teisel pool, aga siis, kui me sinuga trehvame, siis sa enam polnud abilinnapeana ametis, ikka oled kohal. Üks asi on see, et kas peab, eks ole, pigem on see, et sa tahad ja sa tunned huvi, eks ole, ja kui ma tööülesandeid täitsin, siis loomulikult ennekõike sa saad toetada siis, kui sa oled kujundanud välja oma isikliku arvamuse. Et teiste arvamusi kuulama peab, aga mõnikord ükskõik mis valdkonnas siin, kui sa omad ikkagi oma isiklikku arvamust, siis mõnikord on vaja ka selle teise arvamuse eest kaitsta, eks ole, et päris need asjad ei ole nii, vaid asi peab olema ikkagi õiglane ja teine asi on see, et seeläbi, mida paremini sa ühte või teist asja tead, siis seda paremini sa tunnetad ka neid vajadusi ja millised siis on need tegelikud tingimused, mis siis ühte või teist osapoolt siis aitavad. Kui vaatate saalis mänge, kui lihtne neid saalis vaadata on, ma mõtlen, et sa oled ka pigem emotsionaalne naine, et kui lihtne sul neid seal vaadata on? No kui ikkagi mängud lähevad kriitiliseks, eks ole, no siis ma tavaliselt ei istu enam, siis ma seisan püsti ja siis mul on oma asend niimoodi. Et siis sa ihust ja hingest ju elad ju kaasa sellele, nii et mõnikord on käed on sul rusikas ja küüned on siin pessa niimoodi oma jäljed teinud ja no alati ei lähe ju nii, eks ole, et pall on ümmargune, midagi teha ei ole, ta on kohe nii ümmargune, et eriti veel siis, kui seda parajasti just seda ühte või kahte või 3 punkti on vaja ja siis ta ei tule ja siis sa oled sama õnnetu kui need meie sportlased ja klubide eestvedajad ja toetajad, eks ole, nii et see on väga raske. Ma tunnistan ausalt, see on väga raske. Kuid panna ennast nende olukorda ma ei oska, sest ma ei ole seda kunagi teinud, aga kummardan nende sellise pingetaluvuse ja kõige selle ees, et see saalitäis publikut, eks ole, või väljakude ääres see publik seal, nendel kõigil on ju ootused ja seal samas on ju igal sportlasel ju sees see tema see võidutahe, et see on ikka imeks pandav, et kuidas nad kõike seda ikkagi suudavad. Minul on aeg-ajalt kahju nendest, kes kaotavad, isegi siis, kui pärnakad võidavad, eks ju, see on, ühelt poolt on nii tore, nii äge, teisel poolt ma vaatan neid, kes kaotasid, ma ütlen, et issand, kui kurb, nende üle nagu tahaks nagu nutma hakata. Et jube keeruline on niimoodi. On jah, keeruline ja eriti keeruline on ju ka veel siis, kui seal vastasvõistkonnas meie jaoks tänasel päeval vastasvõistkonnas peaks mõni pärnakas olema. Just. Või kui mõni treener on pärnakas, et siis tahaks nagu mõlematele poolehoidu ju hoida aga taaskord jälle, et midagi teha ei ole. Et see pärnaka siniverelisus lööb välja ja ikka sa oled ikkagi selle pärnaka eest väljas või selle võistkonna eest, mis hetkel ikkagi Pärnu eest mängib. Kuigi jah, kaastunne läheb ikkagi tõesti sinna teisele poole ka, jah. No midagi teha ei saa, see on lihtsalt süge hästi inimlik aspekt selle juures. Hästi kihvt on sinu Facebooki lehel, sa ikka aeg-ajalt jagad neid kogemusi, kus sa käinud oled, mis sa teinud oled. Kas sinus on selline soov nagu seda teistel ka näidata, et kui ägedaid asju tehakse? Kas sealt tuleb see jagamise soov nii-öelda? Seda jagamise soovi ja erinevate asjade jagamise soovi ma tundsin, kui ma töötasin Läänerannas. Meil oli Läänerannas, minust on praegu kaheki veel ikkagi, on Rahel.
imearmas selline, kes ehitas Lääneranna selle vallalehe siis sellise soojade ja kogukonda siis puudutavate uudistega. Ja kuna siis Läänerannas ja Lihulas ju toimus väga palju selliseid sündmusi, mis puudutavad ka suuremat hulka inimesi, siis ma hakkasin vaikselt kokku panema, mis meil seal toimub. Kas või see Lihula muusikapäevad. No see on ju tegelikult pisikene järvi, olgem ausad. Või siis MAF, eks ole, on ju, et Matsu loodusfilmide festival. Või siis nende noorte tegemised, mis neil seal olid ja erinevad siis sündmused Varblas või kuskil mujal. Virtsu merepäevad näiteks, kus ikkagi kalurid tulevad kokku ja juba väga pikka aega, et siis hakkasin kokku panema neid selliseid koondeid. Lootes, et ka teised inimesed minu sõpruskonnast leiavad selle üles ja see kuidagi sai selliseks nagu loomulikuks osaks. Et tulles Pärnusse tööle tagasi, siis ma jätkasin seda, sest et kui sa oled hakanud midagi järjepidevalt postitama või kirjutama, siis väga palju sain tagasisidet, ega sa seda nüüd ära ei lõpeta. Ja nii ongi, et kui ma tulin Pärnusse, siis need samad armsad inimesed Läänerannast ütlesid, teine nii hea lugeda, et tead, ma nii paljudele kontsertidel tänu sinule üldse nagu avastanud selle, et need sellised asjad on. Ja kuna ma olen ju seal selle otseste nii-öelda selle informatsiooni keskel, loomulikult see tuli läbi minu maitse nagu spektri, aga seal samas ka toetades ja lootes, et sellest kõigest heast ja kvaliteetselt ja ääretult positiivsetest asjadest saaksid aina rohkem inimesi osa. Nii et ka praegusel hetkel on nüüd nii, et jah, see informatsioon on tunduvalt väiksemaks jäänud, kuid ega see minu huvi nende tegemiste vastu ei ole leebunud, sest et see lihtsalt ongi minu isiklik huvi ka, et kultuur ja sport ja kogukonnategevus ja haridus ja kõik need sellised asjad on mulle südamelähedased ja ma olen ju võtnud mõnevõrra ka vastutuse kõikide nende teiste inimeste ees, kes mul seal siis jälgimas käivad ja vaatavad, et ja omamoodi on see jälle kogukond. Ja miks mitte jagada siis kõike seda, et omamoodi on see ju ka tunnustus kõikidele nendele inimestele, kes ju näevad ja vaeva. Ja alles hiljuti, kui ma siin käisin talgupäeval, siis mulle meeldib fotosid teha just siis, kui inimesed toimetavad. Neid ilusaid ja poseeritud fotod on väga ilusad ja need on silmaga väga hea vaadata. Aga seda olustikku ja seda õhkkonda annavad võib-olla need tegevused läbi ja küsisin ka, et kuule, et ma tegin väga palju fotosid, et kuidas me nüüd toimime, et ma saadan fotot sulle, et sa tee oma see postitus ja siis ma rõõmsalt jagan seda edasi. Sain ma vastuseks selle, et ei, tee sina ikka ise ka. Et siis on rohkem ja siis tulebki sellise mitmekesisem, et üks inimene oma pilgu läbi, teine inimene oma pilgu läbi, kolmas inimene oma pilgu läbi ja võib-olla, et ka see ongi see, et iga inimene paneb ju siis oma sinna sisse ja siis see ongi nii, et kuidas siis ühes ja samas olukorras olnud inimesed neid erinevaid situatsioone hindavad ja mida nad tunnevad. Ja seeläbi tulebki mitmekesisem see asi kõik, jah. Jah, tõesti jõuab ka rohkemate inimesteni. Absoluutselt. See suur asi. Sa tõid nii õige teema välja, et need inimesed, kes on panustanud, et need saavad ka nagu väärindatud. Et need saavad ka nagu esile toodud. Et tihti, kui keegi midagi teeb, ega ta ju ei mõtle selle tunnustuse peale või mõtle selle peale, et nii tore, kui keegi jagaks, mis ma teen, ta lihtsalt teeb südamest seda. Siis on nii kihvt, kui keegi teeb, et aga ma tahan ikkagi teda nagu esile tuua. Ja see on nagu nii oluline tegelikult. On ja võib-olla, et seda aitäh ütlemist ongi meil võib-olla vähe. Seda peakski tegema rohkem ja rohkem tunnustama inimesi nende väikeste, kuid meie jaoks iseenesest ülioluliste märkamiste ja tegemiste eest, et võib-olla, et see ongi ka võib-olla üks selline minu elu filosoofiatest, et märka kõige väiksemat
ja märka ka kõige sellist võib-olla pealtnäha pisemat tegevust või toimetamist ja ütle sellest aitäh, sest et me ei kujuta ju ettegi, kui meie elust see mõni pisikene märkamatu asi ära jääb. Tegelikult me tunneme sellest väga suurt puudust. See pai tegemine ja võib-olla, et ka see pisikese võimaluse loomine ongi see, mis meid tegelikkuses kõige rohkem elus edasi viib ja meid puudutab. Nii äge, et sa selle välja tõid, aitäh sulle, ma loodan, et mõni siit haarab kinni sellest mõttest lisaks sinule. Aga siis rääkides nendest ideedest, mõtetest, projektidest, mis on veel nagu küpsemas, on sul võimalik millestki rääkida, mis on sellised plaanid, mida võiks veel kusagil teha või kellele kuidagi pidi nii-öelda kaasa aidata mingite ideede realiseerimisel? No mul on praegusel hetkel selline mõnus periood, et ma jälgin, vaatan ja mul on esitatud selliseid päris mõnusaid selliseid, need ei ole väljakutsed, need on pigem kaasakutsumised, et näiteks mul on paar sellist suursündmuse korraldamise kutset tehtud, et tule, ole kaasas ja sõna otseses mõttes tule vabatahtlikuks, et see päris sellise klassikalise vabatahtliku selline suure sündmuse korraldamise sees, selline kogemus mul nagu justkui puudub. Et see, et ma olen see, et mulle öeldakse, et sa teed seda. Ja ma pean tunnistama, et mulle see meeldib. Tallinnas Kalevi spordiklubil on tulemas juubel, et sinna sellele võimlemispeole, et kutsuti mind kaasa mitmeks päevaks sinna. Miks mitte, et ma kindlasti läheks sinna kaasa. Ja siis on siin paar sellist väiksemat sellist projektikest, kus ma lihtsalt olen kaasas ja tegutsen ja toimetan, aga need on ka kõik sellised kogukondlikud tegevused ja kultuuri siis abistamised ja kuna mul on praegu selline hea võimalus olla kodus ja teha seda, mis mulle tegelikult meeldib, et siis ma kasutan selle ära, sest et see on täielik palsam minu hingele. Mulle tundub, et aeg-ajalt me isegi ei teadvusta endale, kui palju annavad sellised vabatahtlikud projektid meile endale nagu hingele paid. Et mõtled küll, et mis seal ikka, ei tea, kas ma viitsin minna, kas või mingi talgupäev on ju, ei tea, kas ma viitsin minna, lähed kohale, mõtled, issand, kui head ma läksin. Aga algselt tundub, et ei, see võib-olla polegi nii oluline, aga tegelikult me inimestena, sotsiaalsete olevustena vajame seda kogukonna tunnet, seda enda andmist kuhugile nii-öelda. Jah, ja teine asi on ka muidugi see, et kui ma nüüd vaatan seda Rääma piirkonda, kus kohas ma elan, eks ole, on ju, et seal on juba üle 40 aasta elatud, et ikka käid ja vaatad, et mis meil seal piirkonnas toimub, eks ole, on ju. Ja kui ikkagi on selliseid võimalusi, kus need inimesed, kes panustavad kogukonda, siis ja nad on öelnud, tule appi või et tule löö kaasa, siis praegu mul on see võimalus minna ja nendega kaasa lüüa, et nagu meil on see aiendusmesindusselts, eks ole, on ju. Nad ju väga paljud pärnakad ju teavad võib-olla seda kohta, kus omal ajal võib-olla taimekesi sai osta või hilisemal perioodil oma kodust tõuntest õunamahla tegemas käia seal nendes vanades ruumides, kuid ka, et seal on selline kultuuri ja kogukonna elu tõeliselt elus hoidev organisatsioon, eks ole, on ju. Ja siis selline käsitöötuba seal esimesel korrusel. 2 terjed möllavad seal, sõna otseses mõttes nad möllavad, eks ole, igast oma vabast hetkest. Ja seal tead, et kui palju rõõmu nad ikkagi nendele inimestele siis valmistavad ja iga oma vaba aja sinna ju ka panustavad, et kas või see, et sai siin nädala lõpus käidud ja nendega koos natukene seda loodust, mis on omasoodu saanud areneda seal siis jälle inimkäe järgi kujundamas käia.
ja kui rõõmsad ja õnnelikud kõik tegelikkuses pärast olid ju ja uhkusega vaatasid, mis nüüd seal on ja et põnevusega ootama, mis nüüd ühest või teisest taimest või siis ütleme sellest istikust või puust järgi jäi ja kuidas ta siis edasi arenema hakkab, et kõik sellised asjad jah. Et see võimalus mul on praegu ja miks mitte seda teha või ka ise märgata, et ma elan sellises kohas, kus hästi palju on jalutajaid ja midagi teha ei ole, meie ühiskond on vananev ja nõnda ka see linnaosa, et ühest hetkest juba eelmisel aastal ma panin tähele selle, et omal ajal väga tegusad sportlikud inimesed, eks ole, on jõudnud nii kaugele, et neil tervised on nii, et nad peavad kasutama kas siis käimisraami või selliseid abivahendeid või ja kuna ma olen siin natukene selliste teede ristumise kohas, siis eelmisel aastal tekkis selline võimalus, kus mul tekkis üks selline muruplats aia taha. Panin sinna oma vana aiamööbli sinna ja nii vahva oli vaadata, kuidas siis memmed oma koerakestega käisid ja nad selle avastasid ja siis ma tõstsin tänavu aasta ka sinna aia taha ja nii tore on näha, kuidas tegelikult inimesed on selle omaks võtnud ja ma ei karda, mul taaskord jälle see usaldus, et ma ei karda seda, et see lillepott sealt kuskile ära läheb, et kui ta eelmine aasta seal püsis, siis püsib ta seal ka tänavu aasta ja taaskord jälle usaldades oma kogukonda, oma inimesi, siis need asjadega ei ole seal mitte midagi juhtunud ja taaskord on jällegi koht, kus inimestel sõna otseses mõttes istuda, et bussi pealt tulles on vaja istuda ja võib-olla pikas jalutuskäigult tulles on vaja istuda ja kui ta ühest tänava otsa on oma siis selle käimisraamiga või rulaatoriga, kuidas neid nimetatakse, käinud ja tal on koduukseni on võib-olla veel 100 meetrit, 50 meetrit minna, et ta saab vahepeal puhata või midagi sättida, et ka selliste tingimuste ja asjade loomised, et see ongi see, mis võib-olla toob taaskord jälle see, et me inimestena vajame kõik tähelepanu ja inimestena vajame ka hoolt. Kui sa selle postituse tegid siin mõni aeg tagasi, et tead, et tõin tänavu ka endal toolid kõik välja ja siis ma mõtlesin, et issa, kui armas oleks rohkem meil ennesuguseid inimesi. Aga neid on nii palju, aga me ei pane seda võib-olla tähele, et neid on väga palju iseenesest, et ega siis neid selliseid pingikesi ja toolikesi kindlasti on meil Pärnu linnas niimoodi eraisikute või ühingute poolt ju algatatud. Minu arust on väga hea algatus see, et need pingid, nimelised pingid, seal on ju ka ju inimesed ja ühendused on selle taga olnud, et ega siis see on ju antud selline kogukonna looja ehk linnavalitsuse poolt on antud ju selline võimalus, eks ole, et need nimelised pingid tuua ja need on alati väga õigetes kohtades, sest et sõltumata minu arust nende pinkide arvust alati üks pink on puudu. Sa ütlesid väga armsasti kogukonna võimaluste looja ehk linnavalitsus. Ma pole kunagi kuulnud, et keegi niimoodi ütleks. Aga kohalik omavalitsus ongi ju kogukonnale võimaluste looja, võimaluste ja tingimuste looja. See on väga õige mõte, kus kohast täna nüüd väikene mõttepaus võtta ja võib-olla ka selleks korraks jutuajamise kokku võtta, et siis teinekord võib-olla ka poliitikast rääkida. Aga suur aitäh kutsumast! Ja kes lõpuni kuulasid, siis suur aitäh kuulamast ja uute kohtumisteni kogukonnas.